Räägime edasi erinevad manipulatsioonivõtted, mida siis tumedad tegelased ehk siis nartsissid, sotsiopad, psühhopaad kasutavad ja päris edukalt aeg-ajalt. Üks näiteks on ootamatu rünnak. Mis ma selle all mõtlen? Toon näitena. Kunagi oli üks hariduskonverents maakonnas ja ma mäletan, kuidas käitus moderaator seal. Ehk siis, kuna see oli hariduskonverents, siis seal oli ka vanemad koolijuhid näiteks, kes jagasid enda kogemusi. Ja mina olin selle päeva üks viimaseid esinejaid ja seeläbi ma kuulsin ja nägin, kuidas ta käitus ka teistega, mitte ainult minuga. Ehk siis, näiteks keset ettekannet ilmus siis moderaator, kes siis peaks nii öeldes olema toetajaks esinejatele, neid sisse juhatama, lühikokkuvõtteid tegema, küsimuste esitamist suunama ja nii edasi. Tema siis otsustas, et tema on selle päeva täht nii öeldes. Ta ei teinud mitte ainult ironiseerivaid nalju siis kõikide ettekandjate, mitte isegi nende sisude kohta, vaid just ettekandjate kohta. Ja nii öeldes üritas neid igati pisendada. Ja käitumine oli siis milline. Näiteks, kui see ettekanne oli 40 minutit, nagu tavaliselt need on, siis ta ilmus kuskil 20. minutil otse esineja selja taha. Kujutage ette, te olete laval, nii, nüüd kui te veel olete puldis, ehk siis see tähendab puldi küljes on mikrofon ja teie selja taha ilmub moderaator, kes esitab täitsa lambist küsimused, kas te üldse midagi teate. Ehk siis, see on seesama šokiseisundi tekitamine. Täpselt sama võib ka koosolekul olla. Te teete oma mingit presentatsiooni või esitlete oma ideed ja äkki korraga tuleb lambist küsimus, mis üldse ei puutu teemasse, ehk siis ei ole teema arutelu käsitelu, see ei ole ettepanekute tegemine, vaid täiesti asjasse mitte puutuv küsimus, mis tekitab ohvris mille ehmatust, arusaamatust, sest ta ju üritab nüüd selle informatsiooniga midagi pihta hakata. Ja võt see on just see, millega nad nüüd siis kõigepealt tekitavad jahmatuse ja nüüd üritavad emotsionaalselt kaasata. Ehk siis näiteks, et te hakkaksite vastu vaidlema, näiteks, et te hakkaksite seal kogelema, tunneksite hirmu, ei teaks üldse enam mida teha. Ja see kõik tekitab neis niisugust heaolutunnet. Ja kui me vaatame näiteks kehakeeles, siis see ongi, nad tunnevad mõnu sellistest hetkedest. Aga ärge minge kaasa. Alati mõelge, see on nende arvamus ja võite ka öelda, see on teie arvamus. Või et täpsustage palun, mis see küsimus üldse asjasse puutub. Tähtis on, ärge minge kaasa. Las nad tegutsevad.